No nii, tervitus. Teeme täna siukse vähe teistsuguse video. Polegi vist minu sulest varem niisuguseid unboxingu videosid tulnud. Et seekord siis see on huvitav kastitäis manti. Ja see kõik on KP Batesi ja Relaxi toodang. Vaatame, mis siin sees on ja mida milleks kasutada. KP Batesi asju muuseas tehakse Eestis. Nii et see näiteks seesama Leo spinner või Camilla spinner, nii-öelda pöörlev, või Alissa. Need on tegelikult kõik Eestis tehtud, Eestis kokku pandud. Et käsitöö muuseas. Vot, aga saadeti sellist kraami ja see kraam kõik, mis ma näitan, on ka mahfishing.com poes müügil. Ja nende asjadega siis hakkan ise püüdma. Vot, nendega saab kindlasti ahvenat ja jõekat püütud. Päris ägedad, ilusad. Suhteliselt siuke uhke näeb välja, et mingi mepsi pöörleva kõrval näiteks. Et siuke käsitöö. Äge. Nii. KP Batesi Lazy Shad 5 tolli. Siuke kuldne värv, üks minu lemmikuid. 028 värvitoon. Kohale muide väga hästi. Läheb peale nii Pärnus kui Järvedes. Relax Bass 5. Jällegi kohapüügilant. Aha, veel paar tükki. Relax Bass 5. Väga tore. Nii. Siuksed Cebu pead. Väga head tunduvad kvaliteedilt. See on põhimõtteliselt ühe teise tootjaga sama. Viido, kui keegi teab, kunagi olid mingid Viido, Chigi, need Cebu pead, siis see mulle tundub täiesti sama värk, aga kvaliteedilt. Et väga korralik see konksu aas ja see on 20 grammi. Need olid vist 8-30 äkki ja neid on 3 erinevat värvi, nii et vaadake mahfishing.com, seal on UV roheline, UV oranž ja siis oli fosfor valge. Siis uus lant, mida ma ei ole veel proovinud, aga ma tean, et Soomes on ilge ahvena killer, on Relax, mis ta oligi, Super Banjo, jah? Super Banjo 3 tolli. Et neid ma tahaks kindlasti Peipsil proovida. Et ma arvan, et siuke väike sirpsaba võiks olla päris hea ahvena lant. Võib-olla koha ka ei ütleks ära, aga no pigem ahven suuruse poolest. Siis Relaxilt veel Relax Texas. Texas pole ka veel ise püüdnud, aga ta on sellise ribiase kehaga. See on näha ka. Et siuke tavaliselt niisugused landid, mille siuke ribidega keha on sellised hästi hea mänguga, hästi nagu siuksed elastsed ja painduvad nagu. Et saab ära proovida, ma arvan, selle Relax Texas 4 läheb peale nii ahvenale kui kohale. Et ja miks mitte ka dropshotiks, et ma arvan, ta on väga hea mänguga siukene elastne. Nii, siin on midagi huvitavat. Laivi püügiks, näiteks XO Baby, see on selline nii-öelda siis ussikeele saba või veesaba, kuidas keegi nimetab. Ja samamoodi dropshotiks, ma arvan, väga okei. Et saab ära proovida. Ja siis erinevad KP fluorokarboon trossid. Läheb ikka vaja. Ja samamoodi see KP fluorokarbon trossid, ma olen neid juba müünud mitmeid ja väga kvaliteetne fluorokarboon selles mõttes, et jah, ei ole odav, aga jällegist Eestis käsitsi tehtud, nii et toetame kodumaist. GTR trossid, samamoodi GTR lõksud on Eesti, see GTR samamoodi on Eesti bränd, et need GTR trossid kõik on Eestis käsitsi tehtud, nii et jah, väga vinge. Nii,
ja PKK čigipead, tähendab KP čigipead PKK konksuga. Teada-tuntud kvaliteetne PKK konks. Et siin on 7 grammi 4,0, ideaalne kohapüügiks jällegi enamustes oludes, näiteks väikejärvedes. Veel Lazy Shad, 5 tolli Lazy Shad on just kohapüügiks väga hea, täpselt õige suurus. Ja siis on veel čigisid. Čigisid kulub ära. Ja võtsin just juurde sellist enam levinud, mis laivimehed ka tahavad, on see 5,0, tähendab 4,05 grammi, et 4,0 sobib selline, ütleme 5 tolli landile ja 3,0 siis 4 tolli landile. Veel čigipäid. Vot. Nii, 7 grammi 3,0, 5 grammi 3,0 ja 5 grammi 4,0. Väga hea. Läheb vaja sellised mõnusad karbikesed. Vot, selline lühike video, aga väga hea kraam. Ma arvan, et ahvena ja ahvenale ja kohale on siin manti küll. Et vaadake mahfishing.com veebipoodi, et seal on Relax Bass 3 veel, siis mis seal veel head on, KP Baitsilt on veel need ussikesed, mul olid need ka kuskil, mul on need juba ära pandud eraldi karpi, et need KP Stickworm ehk siis need ussid, siuksed, kes teab, mis on need tüüpi landid, siis teab, millest ma räägin, et siuksed põhjas tšigitamise, siuksed näpukujuga lant, ussikene selline ja käib sellise lameda tšigipea külge ja siis pükeb niimoodi, et viskad põhja, eks ju, nagu tšigi ja siis ta seisab seal põhjas püsti niimoodi ja siis kuna see lant on DP materjalist, siis ta on ujuv, ta on püsti. Nüüd, kui sa natuke ridva otsaga tõmbad, siis see landikene hüppab seal põhja peal ja vetrub see niimoodi ja see on ahvenale jõhker maiuspala, et mujal maailmas saadakse just neediga ja igasugustest nendest krabidest ja asjadest, mida offset konksuga püütakse Carolina rakendusega, et sellest rääkimata on see kohati palju efektiivsem kui tšigipüük. Vot, aga neid Relaxi ja KP Baitsi lante saab nüüd tulevastel püükidel ära katsetada ja teie võite vaadata mahfishing.com ja see Super Banjo Relaxi sabaga lant, see on kindlasti väga hea ahvenapüügilant, ma arvan, nii Peipsil kui Pärnus, nii et vot, proovige järgi ja järgmiste kuulmisteni siis. Tšau!